Audiovisuaalmeedia. No näiteks seesama videokursus siin, eks ju. Või näiteks telesari, film, õhtused uudised, mõni põnev telemäng. Need kõik jõuavad meieni väga erineval moel. Näiteks läbi telefoni või tahvelarvuti äpi, veebilehekülje, telekas oleva äpi, teenuse pakkujalt saadud digiboksi ja nii edasi. Aga kui su teleka äpp või digiboks ei ole ligipääsetav, siis sa tegelikult ei saa iseseisvalt sarja valida. Kui näiteks digiboks ei räägi, aga sul on nägemispuue. Või kui näiteks järelvaatamise äpp subtiitreid sisse lülitada ei luba, ei saa vaegkuulja inimene saadet vaadata. Ligipääsetavuse seadus aitabki tagada, et kogu seda sisu ligipääsetavalt tarbida saaks. Sest kui vanasti läks asi lihtsasti, keerasid teleka lahti ja sealt tuli, mis tuli, siis nüüd on sobiva sisu valimiseks vaja läbi käia tohutul hulgal menüüsid ja äppe ja kui sa leiad sobiva saate üles, siis tegelikult on vaja seda saadet ka ligipääsetavamaks teha, näiteks subtiitrite, kirjeldustõlke või viipekeelse tõlke abil. Ligipääsetavuse seadus nõuabki, et teenus või seade, mille kaudu audiovisuaalset sisu tarbitakse, need peavadki olema ligipääsetavad. Olgu öeldud igaks juhuks, et see seadus ei nõua otseselt seda, et telesaatel või filmil või sarjal peavad olema subtiitrid või kirjeldustõlge. Sellega tegeleb meil Eestis teine seadus, meediateenuste seadus. Seega täna me räägime ikkagi tehniliste võimaluste pakkumisest. Ligipääsetavuse seaduse puhul peavad ligipääsetavad olema näiteks voogedastusplatvormid ja TV-äpid, nagu näiteks Netflix või Telia TV või Elisa. Neid peab saama kasutada näiteks ekraanilugejaga või ekraani suurendusega või abivahenditega, näiteks klaviatuuriga. Muuhulgas kehtib kogu see ligipääsetavuse nõue ka näiteks telekavade kohta. Telerid, digiboksid ja muud meediamängijad on ka ligipääsetavuse seaduse all, ehk siis kõik seadmed, millega sa sisu vaatad. No näiteks digiboks peab toetama ekraanilugeja kasutamist või juhtmevabade juhtseadmete või juhtmega juhtseadmete ühendamist, näiteks klaviatuuride ühendamist. Ja ma ütlen ikkagi meie need lemmikud 4 sõna selle kursuse jooksul ära, need kehtivad mõlema kohta. Kõik see kasutajaliides, olgu ta riistvaraline või tarkvaraline, peab olema tajutav, kasutatav, mõistetav ja töökindel. Kui meediasisul endal, näiteks mõnel filmil või sarjal on ligipääsetavus, siis sinu rakendus või seade peab suutma seda kasutajale ka esitada. See tähendab seda näiteks, et kui filmil või sarjal on subtiitrid kurtidele või vaegkuuljatele, kirjeldustõlge, etteloetavad subtiitrid või viipekeeletõlge ja kui telekanal ja tootja seda informatsiooni näiteks edastab, kas siis striimis või failiga, siis sinu platvorm või seade peab selle edasi andma korrektselt, sünkroniseerituna saatega, ehk siis samal ajal, eks ju, ja kasutajal peab olema ka võimalus neid funktsioone sisse või välja lülitada. Ehk siis ma pean ise saama valida, et kas ma nüüd tahan subtiitreid või viipekeelt või kirjeldust või mitte. Lisaks, nagu juba öeldud, peab seade või selle äpp toetama siis selle kasutamist abivahenditega. Ekraanilugeja, klaviatuur, häälega juhtimine ja nii edasi. Vaatame vahepeal, kuidas meie tegelastel läheb. Näiteks Ainol. No Aino oli meie, eks ole, 78-aastane kuulmislangusega kirjandushuviline ja tema nüüd on meil kirjandusklubisse ette valmistanud ühise vaatamise viimasest kultuurisaatest, kus tema lemmikkirjanik esines. Kodus vaatas ta saadet juba järgi ja valmistades ette ja seal olid tal ilusasti subtiitrid olemas. Aino kruttis telekas isegi seadetest subtiitrid suuremaks, et oleks mõnusam ilma prillita ka natukene näha diivani pealt. Aga kui nad on raamatukogus, siis raamatukogus on teise teenusepakkuja teleteenus ja digiboks ja see ei võimalda praegu subtiitreid sisse lülitada. Lisaks on puldinupud väga väikesed ja neid on raske Ainol oma nõrkade sõrmedega tabada. Kui nüüd see teler ja digiboksi äpp oleksid kujundatud nii, et neis oleks võimalik aktiveerida subtiitreid ja puldinupud oleksid suured ja hästi loetavad ja hästi heristatavad, siis Aino ja tema sõbrannad saaksid kenasti vaadata kultuurisaadet. Või siis Peeter, meie Tartu Ülikooli psühholoogiatudeng ja filmisõber, tema soovib vaadata oma magistritööks valmistades ühte hiljuti eetris olnud dokumentaalfilmi, millele on lisatud kirjeldustõlge, kus räägitakse nägemispuudega inimestele sellest, mis pildis parasjagu toimub. Aga teleteenuse pakkuja äpis loeb tema telefoni ekraani lugeja mingisugust imelikku informatsiooni ette. Nuppudel on nimed nagu button, 1 play, unknown group ja nii edasi. Peeter küll püüab vajutada igasugustele kohtadele, aga õiget saadet ta käima ei saa.
Peeter proovib samamoodi oma digiboksi kaudu oma nutiteleris, aga ehkki puldinupud töötavad, siis digiboksi äpp ei toeta ekraanilugejat ja Peeter ei tea, mis valik tal parasjagu aktiivne on. Kui see äpp ja digiboks oleksid arendatud toetamaks ka ekraanilugejat, siis Peeter saaks kasutada järelevaatamist iseseisvalt ja saaks oma magistritöösse ilmselt väga hea ja olulise allika juurde. Siin videos näeme näidet Apple TV lahendusest, mis võimaldab sul kuulata, mis valikud parasjagu fookuses on. VLC, recently updated, computers, App Store, row 1, column 3, arcade. Movies, row 1, column 1. Arcade, row 1, column 2. App Store, row 1, column 3. Photos, row 1, column 4. Top music, row 1, column 5. Top shelf content available. YouTube, recently updated, row 2, column 5. Ligipääsetava audiovisuaalne teenus on tegelikult mugav ja hea teenus. Näiteks 63% alla 30-aastastest televaatajatest eelistab kasutada subtiitreid. Alla 45-aastaste seas on see protsent umbes 40, sest et inimesed sageli ütlevad, et nad ei saa räägitavast aru, heli on kehv või nad on ise olukorras, kus nad ei saa parasjagu kuulata, mida räägitakse. Enamik 60–80-aastastest televaatajatest tunnistab aga, et neil on raskusi keerulise telekapuldi kasutamisega ja puldid, mis on suuremate nuppudega, kus neid nuppe on vähem, on neile lihtsamad. Ja tegelikult täna juba päris paljud teenusepakkujad pakuvad täna juba eraldi mugavama puldi soetamist koos seadmetega. Mida siis teha? Vaatama rakendused ja seadmed üle, kas ligipääsetavuse valikud, näiteks subtiitrite, kirjeldustõlke, räägitavate subtiitrite, viipekeele lisamine, kas see kõik jõuab ka kasutajani, kui mõnes failis see juba näiteks olemas on. Kas funktsioonid on kiiresti leitavad ja kasutatavad ka siis, kui sa kasutad ekraanilugejat ja klaviatuuri. Ja aitab jälle meie sõber Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi N301-549, mis siis kirjeldab, millised nõuded audiovisuaalseadmetele kehtivad ja kuidas neid tehniliselt tagada. Kõike ise ka ei pea teadma, testijad ja nõustajad saavad sind aidata juba ka arenduse käigus. Sul aidatavad probleeme vältida ja hilisemaid kulusid vähendada. Ja lõpuks ka veendu selles, et sinu ettevõttes kõik teised töötajad ka teavad, mis asi on ligipääsetavus ja miks te seda teete ja et ka kliendi tugi oskaks ka neid funktsioone selgitada siis klientidele. Lisaks tuleb kodulehel ja äpis ka ligipääsetavusest teada anda, et kliendid oskaksid teha õigeid ja häid valikuid sinu kasuks.